päevast, head fännisektori vaatajad, kuulajad, aasta viimane episood, minu nimi Kermo ja minuga täna siin kahjuks või õnneks vaid Matis. Tere, Matis! Tere, Kermo, oleks oodanud natuke entusiastlikumat sissejuhatust, vaata, et natuke pikemalt sujuvamat aasta lõpp ikkagi, aga noh, mis teha? See asi läheb veel entusiastlikumaks siin saate jooksul, sest et ja nagu sa ütlesid, siis aasta viimane osa meil ja pealkirjas ka, et aasta sümboolne koosseis ja meil iga aasta on sellega ju omasugune komejant olnud. Jah, iga aasta Kermo valib populaarsusvõistluse jaoks, ta valib sinna nagu võimalikult palju kuulsuid mängijaid, et rahvale meeldida, aga mina valin alati tiimi, mis nagu päriselt väljakul töötaks. Tuletame meelde, Kermo masterstroke oli see, kui ta pani Rodrigo right wing backi mängima. Right wing backi, Rodrigo kohe. Nii et vaatame, mis nüüd saab, aga ma ütlen teile kohe, et minu poole aasta sümboolne koosseis saab olema parem kui Kermol ja reaalselt töötaks väljakul, mitte nagu see Kermo. Kas sa teed poole aasta või sa teed terve? Ei, see 25-26 hooajama alates nüüd augustist. Mina panen terve. Siis me saamegi... Kui lähteülesanne on erinev, siis nagu... siis võib-olla tulebki resultaat ka teine, aga Matis, sinu kuldsed laused jälle. Jaa, toetage tribüüni, see on meie meeskond, kellega kõik asju teeme. Ilma teie toetuseta on asju raskem teha. Kui me tahame, et Eesti jalgpallikogukond kasvaks, jalgpalliteadlikkus kasvaks, siis on vaja kokku hoida, on vaja üksteist toetada ja edasi minna. Jah, kõik õige. Aga läheme kohe asja juurde, mis toimus möödunud nädalavahetusel. Kes ütles, et pange Virts Fantasisse? Mina ütlesin. Aga kes pani Virtsi Fantasisse? No ma ei tea, ma ei ole Fantasisse sees käinud. Mina panin Virtsi Fantasisse 10 punkti nagu niuhti. Tuli ära ja... Ja täitsa kobeda mängu pani mees. Jaa, ma arvan, ta oligi Liverpooli üks parimaid väljakul, et ja esimene värav Liverpooli särgis, selleks läks aega 17 mängu Premieris 17 vist, okay. Või võib-olla 18. Game Week 18 oli minu mõnest, ei ole palju. Aga mulle meeldis just alguses see, kus ta selle Kitikele söödu andis, kus see Kitike selle, see oli kuidagi nagu nii virtsilik ja kus juures ma arvan, et kes juures oli Leverkusenis Virtsi parimaid sõpru Frimpong, et kui nad nüüd mõlemad mängivad ja Frimpong oli ka ju minu arust, kes ta tegi teine poole, kui ääre ründas isegi. Jaa, kes tegi teise stardi äkki alles? Ei, ma arvan, et rohkem ikka. Minu sooja alguses ta sai suht kohe vigastada. Ma arvan, tal on rohkem. Okei, mälu järgi, minu mälus oli see teine start, aga igatahes tema seda nii-öelda kiirust avanemist on sinna nagu Liverpoolil väga-väga vaja, eriti kui Salah on ära ka Afconile. Mis oli pull oli ka see, et alustas ju parem kaitses, teine poolek toodi Brädi, kes mängis ka väga hästi, Brädi ma saan aru, et oli ka vahepeal vigane, et aga siis ta sai mängida veel paremad ründes Frimpong, kus ta ikkagi naturaalselt mängib paremini, ma arvan. Jaa, vaat seal ongi see probleem, et vaata Leverkusenis mängiti 3 taga, Liverpoolis hetkel ei mängita ja Frimpong ei ole täitsa nagu ääre kaitse, ta on nagu see Denzel Dumfries, et ta ongi äärel see vedur, kes paneb üles-alla, jookseb avaneb, aga kui sa paned ta nii-öelda kaitsma, siis seal tulevad tema need nõrgad kohad välja. Ja Frimpongi puhul on ju, mis klubi kasvadik Frimpong on? Ülata. Manchester City. City Akadeemias ju oli. Ja tema puhul ongi see Hollandi koondises see pull asi, et tegelikult tüüp Hollandi keeti ei oska. Ei oska jah, et vist ta on ju mänginud, ongi City Akadeemias, siis Celticus äkki oli ja Leverkusen, see mõlla ka ühesõnaga Hollandiga tal tegelikult väga kokkupuudet ei ole. Nagu Matti Cash. No enam-vähem, siis, aga koondises saab mängida, aga väidetavalt oligi koondises natuke raske tal alguses, sellepärast, et asigi Hollandi keeles, siis tal oli nagu, mida? Aga Liverpool siis seal mängu 2-1 võitis, Ekitike küll skoori. Samas see oli Wolves, see oli kõigest Wolves. Aga Liverpool oli väga vajalik võit. Muidugi väga vajalik ja Wolves antirekordid tegi ära 2 punkti selle kalendri aastal. Ja, tuleb üks mäng veel. Tuleb Old Traffordil Manchester Unitediga. Ja kui sa seal punkti ei võtta, siis sa tõesti langed välja. Siis langed välja, aga Unitediga on ju see, et ikkagi ma eeldan, et Unitedil on võimalus nüüd 5 võitu ära võtta, et ei ole kõige raskemad vastased ja see Unitedi strand, mis ta on iganes, see kindlasti loodab, et tuleks ju 5 võitu täis. Ja. Metsikud mehed ja Olli Watkins siis sai 2 tükki kirja ja Villa võitis võõrsil Londoni Chelsea'd 2-1. 2 minti tagasi teile tuli sisse ja siis pani kohe esimese ära.
ja ma ise alguses vaatasin, et eks see veel vigastada ka nagu vaata, see kuidas see väravat sisse lendas sinna, nagu huvitav, see ei terveks ka nagu vaata. Aga ei, jäi terveks, pani teise veel. Et no ma ei tea, esimese poole põhjal mul oli tunne, et Villa, Chelsea tapab ära nagu vaata. Täpselt veits samasugune nagu oli see Chelsea Newca mäng vaata, kus Newca pani 2 vaata ja polnud nagu võimalustki. Ja siis nüüd oli samamoodi, et vahetus toodi Watkins sisse, Tielemans 10 peale ja hakati looma. Uskumatu, et mis neil on nüüd 11 järjestikust võitu. Klubi rekordid kordasid. Klubi rekord ja mingi 100-aastane, ma ei tea, mis seal iganes oli, et no vägev ja kas tuleb Leicesteri muinasjutt? Ma ütlen ausalt, ma arvan, et ei tule, aga no, ma loodan, et nad top 3 lõpetavad. Ma ütlen, ta ei oleks ju tegelikult sama suur muinasjutt, nagu oli Leicesteri oma. Tegelikult ei oleks. Me ei saaks seda võrrelda ikkagi päris Leicesteri tiitlivõiduga. Leicesteril oli 5000 ühele. Jah, vaata, tagant oli tarku siin, et Leicesteril vaata, just Leicester oli eelminu aeg oli relekaks põgenenud, aga siis neil oli ka nagu väga head tulemused juba vaata, hooaja lõpus. Et ja eks ta ei ole samasugune, aga ütleme, et Inglismaal ikkagi siuke tiitlivõit oleks väga lahe nagu. Jaa, saab vahva näha olema, aga hetkel on tabeli liider ikkagi Londoni Arsenal, kes ju võitis. Arsenali puhul on toodud, jah, see sama sest uuesti, on toodud väga huvitav fakt, et 4 korral, kui Arsenal on olnud liider jõuludel, nad ei ole kordagi võitnud tiitlit. Ei, aga ma ütlesin seda juba 2 kuud tagasi ka, et kõige hullem asi, mis Arsenalil saab juhtuda, on favoriidi koorem nagu. Ja ei on, et kui Arsenal jätkuvalt ei ole favoriititile, favoriit on City. Arsenal, kui sa vaatad nende mängus, ikka paras kangutamine tundub. Et võib-olla kui Gabriel tagasi nüüd tuleb, et võib-olla siis tuleb ikkagi siuke kindlus tagasi ja hakatakse ka standarditest ära võidlema, mitte nagu ei lasta vastastel endale lüüa. Top scorer on oma ära või? Et reaalsus on see, et ikkagi minust Arsenal impotentne selle ees nagu. Ja see vaata ka, mis nad Brightonil esimese panid nagu Ödegaardi oma. Sul ongi, et üks Brightoni mängija jookseb nagu valesti. Vaata, seal oligi, et 2 mängijat läks sinna paremat säärde ja 3. keskelt läks ka veel sinna. Sakale nii-öelda, jah. Ja see oli vale mängija, tegelikult läks keskkaitse sammu lähemale astuma, aga läks see keskpoolik, oli vist keskpoolik, kes läks sinna, mis jättis Ödegaardi täpselt selle ruumi ja niimoodi, kui keskkaitse hakkas välja astuma, siis oli juba nagu, et seda Ödegaardi see ruum kinni panna, siis oli juba nagu liiga hilja vaata, et nagu kui väiksed on need marginaalid. Ja lõppude lõpuks oli ka individuaalne meisterikkus Ödegaardi värav ka, et väga hästi löödud. Jaa, aga nagu ütleme, see oleks olnud olemata, kui see 3. mängija poleks just sinna Saka juurde, vaid oleks kesksooni katma ja oleks keskkaitse teinud selle sammu nagu siis sinna välja poole. Kui ei ole lihtne nägi välja see värav, et... Oli jah. Jalgpalli lihtne mäng on ju. On küll, jah. Et rohkem väravad, kui vastane ei ole võitnud. Nii ta kipub minema küll. Aga Jürgen Henn, pane käsi kõrva taha endale, vaata. Lööge samamoodi, jah. Aga kes meil siis veel? City võitis, raskelt Forestit on ju. Sul on muidugi see väga istu, aga robot jättis löömata, aga Ryan Cherky tegi väga hea mängu, ta tegi 1+1 ja ma vaatasin päris huvitav see, et Cherky maksis Cityle vaid 35 miljonit. Olympic Lyonisse tuli on ju. Ja siis samal ajal Forest tõi endale 85. minutil mingi Ampadu väljakule, kes maksis ka 30 miljonit ja siis ma mõtlen, et kuidas ikka üks meeskond saab kuidagi paremini raha, aga kokkuvõttes on see, et palganumbrid on erinevad on ju, aga ikkagi, et see maksab sama number lihtsalt. Kas seal on ka see, et Cherkil oli lepingus klausel, et ta võib, John Dexter, kes on selle Lyoni see omanik, et Cherkil oli lepingus klausel, et ta võib 15 milli eest ühineda PSG-ga. No jumal tänatud seda. Ja siis Lyonil oligi põhimõtteliselt okei, et nagu Cherki tahab minna PSG-sse, et ta läheb muidu PSG-sse, kui nagu City ei paku nagu nii meeletud summasid, kui ta võiks ei vaata, et pigem võtame enam 35 milli vastu sealt, kui ta läheb 15 milliga ka PSG-sse, mis on koduliga rival ka, mis on kind of loogiline. Aga Cherki 35 miljonit tundub ikkagi nagu ta ikkagi on, kui ta on... ega Donnarumma ka väga palju rohkem maksnud. Donnarumma oli ka jah, võileivahind ikkagi. Et saab turult ikka asju, et... Saab küll jah, aga mitte Arsenalid ja Real Madridid ikkagi. Ei kui me sinna nüüd lähme, siis ega Arsenalil, ma arvan, et
neil ei ole väga ruumi kulutada ka, sest nad on ikka suht nagu ära max out nüüd selle. Et võib-olla ühe mängija jaanuaris võib-olla suudaksid tuua, aga kindlasti mitte selline top mängija, kes hakkaks alg teist nagu tugevdama. Et seda ma arvan, neil ei ole. Cityl samas seda ruumi on. Villal ei ole pea üldse ruumi. Et Villal oli jõhker nii-öelda see palgakulu. Et Villa on nende financial fair play regulatsioonide käes nii-öelda vaevab tegelikult. Et see neid natuke tagasi hoiab. Jaa, aga kuna praegu meil on Hispaania on pausil, Saksamaa on pausil, Prantsusmaa on pausil, siis teine liiga, millest me saame rääkida, on Itaalia. Lautaro Martínez. Tassis ikkagi Interi lõpuks võidule, kuigi... See oli kolm tühistatud väravat oli vist sulle seisust. Jaa, ikka ei ole palju. No sama palju nagu oli Tottenhami mängus vastu, aga ja Inter võitis ka teine Itaalia meeskond, aga ütlen ausalt välja, et kuidagi külmaks jätsid need mängud veidikene, et no Milan võitis on ju 3-0, Inter võitis 1-0, aga no Interil see Raffaele Palladino Atalanta tegelikult on väga sümpaatne sats, mis on nagu huvitav oli see, et 0 lööki raami terve mäng peaaegu, et ühe korra vist Sommer tegi seal ja vastu tuleks. No ei, samas ei saa öelda, et nad poleks üritanud. Ei muidugi üritasid, aga see Palladino Atalanta mul sümpatiseerib palju rohkem kui see Juric oma, nii et sul on viha Jurici vastu, aga minu see, et 0 lööki raami, see näitab ka nagu Interi klassi. Väga hästi võeti kontrat maha, väga õigel hetkel tehti viga, Inter ikkagi, tegelikult ikkagi kontrollis mängu, ühe korra oli see, kus jumala hästi sai 1-1 Atalanta, nagu üli hästi, siis teine poolag minu mõnest oli 1-1 saadi ja vastu minu mõnest läks kohe Inter läks 1-1, seal võttis ka väravaht ära, aga ühesõnaga, tegelikult oli täitsa tore mäng ja ega siin pole midagi rohkem öelda. Kas Inter on favoriit? Kindlasti. Mina vist teeb 1 punkti kaugusele Napoli 2. Inter on kindlasti favoriit, et kui ma vaatan Interi koosseisu, siis see on ikkagi päris hea, tookti Marko välja, aga Augusto sisse. See traditsiooniline, wingbackid välja, uued sisse, keskelt välja, üks ründaja välja. Ei, see on mega hea, et sügavust on ju meeskonnal tegelikult. Aga on hästi ehitatud tiim, seal oli ka, et Marotta vaatas mängu ja ma arvan juba mõtles, et huvitav, kellele suvel lepingud läbi saavad, keda võiks seda tiimi tugevdama tuua, nagu vaata, et kuidas see vend siia nüüd sobib nagu. See, kuidas Markus Thuram toodi ikkagi meeskonda, oli päris jõhker ja praegu vaatad, mis ründaja on ju, et selles suhtes mind natuke üllatas tegelikult, et Marotta ei läinud selle Lilles Jonathan Davidi peale, vaata, et Jonathan David läks siis Juventusesse, aga minust oleks täpselt selline mängija, kes oleks profiili poolest sinna sobinud. Ma ütlen, et Promis David minu mõnest profiili poolest sobiks sinna Turami kohale. Vaese mehe Turam, jah. Vaata, kui Turami maha müüd, siis võib-olla ole vaese mehe Turam, et eks ta huvitav ole, et mis seal saab, et Denzel Dumfries'il on ju, väidetavalt oli klausel 25 miljonit suvel ära minna. See on nüüd läbi. Ja miks keegi nagu ei ostnud? Väga veider, et Barcelona vist oli huvitatud võib-olla. No ja Barcelona raha ei ole. Aga Barcelona jäselt kundegi ka veel. Maksame 40 aasta peale 25 milli ja saab veel mill lisaks, kui me võidame Champions League'i 10 aastat järjest nagu vaata. Et need klauslid, mis sa sinna kokku paneb, peavad ka nagu enam-vähem reaalsed olema, eks ju. Et nii ta on. Ja Juventus võttis võidu ja Itaaliga teet on nagu tabelis on väga põnev praegu, on ju. Ja seal tagumi tabeli alumised meeskonnad ka ikkagi ju Fiorentina jälle, ma ei tea, ei tule. Eelmine saade rääkisime ka, et Fiorentina on olnud suur pettumus. Ja et ikkagi ootused on vähe kõrgemal. Aga meil enne kui aasta ikkagi läbi saab, siis üks väga põnev mäng ikkagi meid ees ootab 30. detsember, ehk siis teie mõttes täna Arsenal Aston Villa. Mis minu alt sa vaatad? No vaatan nüüd, mis sul öelda on. Oma ära mängus 7,6 koefitsiendiks. Neid ei ole tihti juhtunud viimasel Arsenali mängudes, kas juhtub ka täna. Ma vaatan seda, et Villa võit on nagu nii hea koefitsiendiga. Aga pane kombo, Villa võit ja oma ära mängus. Kuule, see on nagu penduli. See on miljonär. Ei, kusjuures ma tulin täna siia hommikul ja ma kuulsin raadiost, et Ronaldos sai esimene jalgpalluris on kogunud miljardi. Ja siis järgmine uudis tuli peale, et USA-s oli teine suuruselt jackpoti võit 1,8 miljardit dollarit, siis ma mõtlesin, Ronaldo elutöö on sama, mis käega pühitud lihtsalt, et pane see koolitsid kokku ja pane vähe suurem summa peale ja oledki Ronaldo valmis.
mulle millegipärast meeldib Villa selles võrrandes. lihtsalt Villa või? Pane Villa ja oma ära kokku. See on selle või liiga see on jackpot. siis kuidagi Villa see 11 võitu järjest, no kunagi see peab lõppema, samas Arsenal on nagunii olnud nagu vaata, Köikeres on sul lihtsalt eksisteerib seal ees, on ju, vaata. Ei, selle Villaga kusjuures pull on see, et ma võin saladuskatte all öelda, et ma proovisin Villat Chelsea vastu ja näed, läks täppi küll. No, aga et Villat nagu siin, mul sõber tõi välja ka, et oleks siin Villat 10 mängu järjest proovinud, siis võib-olla ma ei oleks siin praegu, on ju. Aruba, Jamaica. Jah, aga nii hästi need asjad elus ikkagi käib päris, aga ma ütlen, et Arsenal ei, tegelikult ta lõhnab nagu Viigi järgi, on ju, kõigepealt. Aga lihtsalt Villa vorm on nii palju parem olnud nagu. No ega üks hetk sa nagu ütlesid, peab läbi saama ka ja Villa viimased mängud tundub vahepeal nagu toss oleks väljas, samas nad kuskilt leiavad. Arsenalil on ka siuke toss väljas. Ja, aga Arsenalil on Gabriel Magalhaes tagasi ka, ma arvan. No, kas ta nüüd alustab, on ju, vaata. Et kui sul juba Declan Rice mängib parem kaitset, on ju. Päris hästi ju. Rice Šoboslai nagu kaksikud ikkagi vahepeal, multifunktsionaalsed mängumehed saavad igal pool hakkama, pole midagi öelda. Ma räägin Villa võit ja oma ära mängus, kombo, proovige. Ja tuleb tõesti, ja tuleb aastavahetus. Kermo Kask. Ja tuleb ilus aastavahetus. Aga on veel põnevaid mänge minu meelest United Wolves on ju, mis me välja teeme siin. No ja see on Wolvesi vähe üks ainukesi võimaluse punkti saada. No ma ei usu, et see seis nii on. Ja no United tegelikult on ju on hea, et see 4. kaitseliin, mis nüüd Amarim tegi, see toimis. Ja Kunja ikkagi mängib oma endise meeskonna vastu, et fantasy soovitus ka võib-olla, et Kunja on vaja endale tuua just selleks Wolvesi mänguks. Noh, julge soovitused. Mina mõtlen Šeško peale tegelikult. Šeško, kes on kehvem ründaja kui Viktor Kökeres? Ei, Šeško on parem ründaja kui Viktor Kökeres, tal on lihtsalt tiim ei ole veel nii kaugel arenenud kui... Kusjuures mul tõi Arsenali sõber välja, et iga kord, kui Kökeres välja võetakse, siis Arsenali mäng muutub kohe kehvemaks. Mitte, et Kökeres oleks üle hea olnud iga mäng, on ju, aga kuidagi jäädakse trammi alla. Ei no, see vastab tõele. Ma ütlen, Arsenal saab nüüd ja jaanuarikuu jooksul saab siukse hoo sisse. Kui Kai Havertz hakkab seal tipurindus alustama, et te suud ise ka ära uskuda, mis seal toimuma hakkab. Jah. Sul on ka näge fantaasia. Ei no, kuule, peabki fantaasias elama, kui pole 20 aastat tiitlit võitnud. Peab. Kas me lähme nüüd selle suure asja juurde täna või? No lähme. Ehk siis mina tahtsin öelda, et selle aasta sümboolne koosseis, sina ütled selle poole aja. No, sest me teeme ju poole hooaja kaupana. No ma ei tea, vaatame, kuidas asi välja tuleb, mina ikkagi lähen selle sama aastaga, aga sest niimoodi ma ette valmistada käi, kokkuvõttes ma arvan, ega mängid ikkagi võiksid enamalt samad olla peaaegu, aga ma arvan, et hullu ei midagi. Kumb alustab? Ma tean, et ma luban sul vahina alustada, sest et ma tean, ma saan oma värava ikka kätte. Aga ma ei võta väravat esimesena. Ei, aga lähme ikka positsiooni järgi. Miks? See on igavne. Ei ole, lähen positsiooni järgi, see on väga põnev. Ei ole, meil on nii erinev koosseis, võik valida niimoodi, vaata. Meil siin pildi peal 4-3-3 on ju, ütle oma formatsioon siis vähemalt. Mina mängin 4-3-3. Mina mängin 4-4-2. Okei, mina alustan, jah? Nii, jah, või ükskõik mis positsiooni mänge. Mina alustan siis oma ründajast ja ma alustan Kylian Mbappést. Sa oled kant. No, ma tahtsin ta ka võtta. Sa andsid ise selle võimaluse mulle, noh. No jaa, aga... Mbappé on tipuründaja. Üks tipuründaja. Mina ei oleks tipuründaja pannud. Aga ma valin ka siis tipuründaja esimesena, Harry Kane. Võtan ära, võtan alustada Harry Kane, mulle üldse ei meeldi. Aga ta on neetult efektiivne, ta on väga hea, tema on Bayerni süda ja Bayern on kahjuks üks parimaid tiime hetkel Euroopas. Selge siis. Järgmisena ma valin oma keskkaitsja ja selleks on Gabriel Magalhaes. Mul oli ta ka üks valikutest, aga see ei ole üldse hullu. Mina võtan endale keskväljale ära Declan Rice'i. Keskväljale Declan Rice. Jaa, võtame ka keskväljale ühe mängija ja võtame keskväljale Pedri. Pedri või? Pedri. No ja vaata, sa võtad aasta peale, vaata. Ma võtan pool aasta peale. Ei no jaa, aga Pedri on ka see pool aasta hea olnud, kui ta on mänginud. Rahu, vaata Rice'i. Vaata Rice'i lihtsalt. Ei, okei.
nüüd tuleb nagu siukseid mitmeid häid variante, keda võtta, ma pean kohe välja ütlema, et mina võtan ka nagu mõned mängijad, kes ma ütlen ausalt, nad ei ole nagu võib-olla sellised maailma parimad, aga nad on heas vormis olnud see pool aasta, kes on head tööd teinud. Näiteks Michael Olise. Paremas säärdes. Jaa, kindlasti hea poiss. Ma toon endale siis Pedri kõrvale, toon endale Vitinha. Jah, aus, aga ma arvan, et kuidas öelda, las olla, ei pea siin kõike ausalt välja ütlema või? aga mina võtan siis ära enda parem kaitse, Julian Timberi. Ja Timber on tõesti, kui ta mängib, ta on hea. Kusjuures miks Timber eelmine mäng puudu oli? Ma tahaks teada. Sai minu mõnest soojendusel vigasta. Nii pahasti siis. Meil on vaadata, et parem oleks, et ei mängiks. Võib-olla tõesti. Nii, mul on keskväli, mul on rünne ja mul on keskkaitse. Vasak käär, Rafinha. Okei. Minu silmis ma olen mitu korda välja toonud ka, et terve kalendri aasta parim jalgpallur üldse. See, kuidas teda alahinnatud on ja teda, ma ütleks alavääristatud. Alavääristatud. Isegi ütleks niimoodi välja. Kui mees ei mahu, kui ta mahu top 11 isegi, siis ma isegi ütleks, et alavääristatud lausa. Mehel on püksid ära ka ja mehel kopikad on ka rahakoti vahelt ära võetud, et kui ta isegi ei mahu FIFA aasta parima top 11, Kermol ongi mõttetud asjad, need on lastele mõeldud, poistele mängivad FIFA-t on nagu mingi see on kõige olulisem asi üldse ja Vinicius Junior, see on mõttetu värk, see ei peagi lugema, aga päikest aga mängitele endale loeb see ja 6-7 ja TikToki tantsud, see on hukkaläin generatsioon, aga mängitele loeb ju, sa ei saa öelda, et ei loe igale inimesele saan, just ütlesin ju, järelikult saan mis asi? Just ütlesin, et ei, sa ütled küll, aga individuaalsed auhinnad lähevad korda. Lollus, jalgpall on meeskonnamäng. No paneme järgmine mees väljakule siis. Meeskond. Vasak kaitse, Calafiori. Teeb Londoni Arsenali lihtsalt mulle siin. Jah, põhjusega. Kui Ricardo Calafiori, siis Ricardo Calafiori. Mina toon omale keskkaitsesse William Saliba. Võteb Arsenali. Ise tead ka ju, hetkel parim tiimi Euroopas, pani Bayerni kotti ära, Premi juhivad. Need on mu 2 ainsad centerbacki ja need on mõlemad Arsenalist. Meeskonna selgroog peabki olema tugev. Jah, aga rohkem meie Arsenali minu tiimi ei mahu. Minul, ma ei ütle sulle. Ju sul tuleb veel seal 5 enda. Kui saaks veel Viktor Jõkerduse ka kuidagi sinna tiimi mahutada, oleks üle hästi. Kuule, nagu sa võid ropendada otse-eetris, aga mitte niimoodi palun. No nii, minul on siis võetud Kein tipuründes, Rice keskel, oli ise paremal, Timber, Calafiori ja võtan siis keskele tegelikult endale kaitse, kes see hooaeg on minu meelest olnud väga hea. Marko Ehi. Crystal Palace'ist. Et on põhjus, miks kõik suured klubid seda taga jäävad. Ja ta on hetkel tipp keskkaitse. Ma olen täiesti nõus, et Kehi on see hinnalipik ka järjest ju kasvab ka tal ikkagi. Ta on suvel leping läbi, vaatan, et ei kasva see hinnalipik midagi. Okei, niimoodi jah. Palganumber kasvab. Palganumber kindlasti kasvab iga mänguga ja ta on Premier League'i üks parimad keskkaitsid, et ka ma arvan. Järgmine, ütleme nii, et järgmise mängiga ongi mul sellised veidi kahetsed tunded, eks ma toon omale teise ründaja ja see teine ründaja ma pean võtma Erling Braut Haalandi ikkagi, et eks siis mul on ründes Pape ja Haaland. Kuidas see palli ära nende vahel jaotud nagu? No kui järgmine aasta Haaland Real Madridiga liitub, siis sa näed, kus see käib. Aga ei tegelikult ühesõnaga Pape läheb see ikkagi vasakule mängid tegelikult ikkagi 4-3-3 ei, 4-2 mängime Haaland lihtsalt, see mees vajab ainult ühte puudet seal Karissalas, Pape võib rohkem teha neid puuteid. Ja nii lihtne see asi ongi. Haaland mees, kes robotit, et ta elus me enam hakkama ei saa, nagu me näeme ja
üks robot kuulub Marek Säre. mina lähen oma teise keskkaitse juurde ja ma nüüd valin 3 mängija vahel. Ma pole siiamaani ära otsustanud. Bastoni Interist, Buongiorno Napolist ja Dan Ballard Sunderlandist. Ma arvan, mitte Nordi Mukiele. ma arvan, et Bastoni on neist kõige kõrgema klassiga mängija. No Bastoni on neist parem. Ballard on teinud lihtsalt suurepärase hooaja Sunderlandis. Seda näitab ka Sunderlandi tabeli koht, mina ennustasin Sunderlandi langust. Ja Buongiorno on olnud Napolis hea, palliga kindel, õhus kindel, aga seda pärast, mis ta meeskonnale pakub, oma vasak jalg, oma sööduoskus, ma valin Bastoni ikkagi. Et minu kaitseliin on Timber, Kehi, Bastoni ja Calafiori. Sul on kaitseliin paigas. Mul on hetkel vastu panna sulle ainult Saliba ja Gabriel on ju. No vot, ma jätan need äärekaitset siis ikkagi sinna taha poole. Sul pole väravat ka valitud, jah? Ei ole. Ei ole, aga mina toon endale paremasse äärde ja ma toon Usman Ballon d'Or. Usman Dembele. Olgu. Ei vaata, siin ongi rahvas tuleb välja, et Kermo läheb siukse FIFA koosseisu peale. Ei, ma ei näe. See sats kunagi ei tööta niimoodi koos. Ma olen aasta parima koosseisu peale. Ei ole, aga see reaalselt väljakul ei tööta. Aga see on minu silmis aasta parim koosseis. See reaalselt väljakul ei tööta. Aga me ei mängi Football Manageri praegu siin ju. Mina võtan keskväljale Dominik Szoboszlai, kes on ere täht olnud selle Liverpooli sita hooaja alguse juures, kus küll ta pani goal of the season ja ära juba Arsenali vastu. Selle teisuguse palliga. Küll ta vedas tiimi paremkaitsest, küll ta peab tiimi keskväljal mees, kes kilomeetrit paneb. Szoboszlai on olnud palju parem minu meelest. Kui Gravenberg, jah. Hetkel küll, jah. Jaa, võib-olla tõesti. Nii, alles on enne mul äärekaitsjad ja väravaht ja vasak kaitsesse läheb mul... Väravahi sa otsid ära, ei võtnud? Ei ole võtnud väravaht veel. Vasak kaitsesse läheb mul Nuno Mendes. Jaa. Ma arvan täiuslik aasta kokkuvõttes. See esimene pool, teine pool, minu silmis hetkel selgelt maailma parim vasak kaitsja. Ei ole tal vastast. Ei ole lihtsalt vastast ja ei ole palju neid jalgpallureid, kes on olnud Lamin ja Malli ka näiteks taskusse. Tema on see üks neist. Nagu taskusse, nii et koodagi mööda käsusse saada, nii et. Kui minul oli vasak kaitsesse, ma mõtlesin ka Nuno Mendest. Ma valisin Calafiori, Nuno Mendes ja Nico O'Reilly. Nii, ja sul jääb peale... Mul oli Calafiori ja peale Nuno Mendes. No, jah. Ei tohiks jääda. No jaa, aga vaata, point on selles, et minu tiim töötab nagu vaata, sina võtad nendele kõik nagu, kes on FIFAs kõva reitinguga mängijad, aga reaalses elus see tiim ei töötaks, ja sellepärast igal tiimil läheb vaja kõva liidriomadustega mängijat, mis sul puudub nagu vaata. Sul on Dembeleed ja Rafinhad, igasugused siukesed blink-blink prantsuse koondislased, vaata. Mina võtan võitleja, mina võtan selle hooaja Premi parima signingu ja panen number 6-le Granit Xhaka. Xhaka, Rice, see Xhaka sööt, ma ei tea, kas sa nägid Leedsi vastu, mis ta pani Adingrale. Klass, noh, et Xhaka on võimalik. Palju sul mängijad Premier League'is selles pool on? Vähe. Jõle vähe ikka. Kane. Bastonit sa ka võtnud või? Võtsin. Kane oli see... Ja Bastoni. Okei, minu parem kaitse siis on Achraf Hakimi. Teine äärekaitse siis PSG-st ja ma parem kaitses mõtlesin väga-väga pikalt, kes seal võiks olla. Et neid valikuid Hakimile vastu panna ei ole väga. Minu meelest ei ole väga. Et parem kaitse üldse on selline teistsugune... Siis kui sa Prantsusmaa liigaks pead, siis tõesti ei ole. Ei no jah, lihtsalt. No sul ongi lihtne, vaata, sa kruiisida 38 mängu aastas, siis meistrite liigas pead vormis olema, vaata, et seal nii kaua taastav liiga on see League One. Olete täiuslik aeg, jah. Aga jah, praegult ju, kui kedagi veel välja tuua, siis siin poole hooaja jooksul, siis Rich James on hakanud hästi mängima praegu. Ja mul oli Rich James oli ka. Aga Jamesi puhul lihtsalt see, et
ta peab olema nagu stabiilsemalt terve, et ta on klaasist mees, noh. Mina jätsin sellepärast välja, et ma mõtlesin, et vaata, kui mul on Calafiori on juba seal ääres nagu vaata, et siis nagu vaata Reece James nagu, minu Chelsea's ta on võib-olla isegi keskel, on ta võib-olla isegi parem olnud. Ja noh, kui mul on ikkagi Timber, kes võib kõike teha ja kes nagu overlapib, underlapib, teeb kõike, siis nagu ma valin pigem nagu Timberi, et see tiim nagu töötaks nii-öelda koos. Nii, kas sinu viimane mängi nüüd? Meil ongi väravaid ja... Eelviimane. Kus siis mul mängi puud on? Seda pead sina vaatama. Aga mina alustasin selle pärast, ja, sinu kord. Minul on puudu vasak äär ja väravat. Ja vasak äärega ma olen siin palju mõelnud, algselt ma loomulikult tahtsin sinna Mbappé'd võtta. Ei saanud. Vinny Junior on minu meelest marketis available praegu. No, ta on igalt marketis available. No ma räägin. Aga ma arvan, ma ei ole kordagi vist Vinny Juniorit enda valinud siin ühtegi. Aga pärast seda eelmist kalendriaastat polegi teda mõtet kuhugi valida enam, et ammugi, et need ajad on möödas. Hetkeseisuga. Nüüd ma võib-olla natuke lähen FIFA BT-d vastu, sest minu meelest see mängija on rohkem siuke 10 peal või paremal tegussev. Ja mees peab tasakule järsku. Ja kui ma mõtlen, siis ta on siuke all-around player. Ütle see mängija veel. Semenyo. Antoine Semenyo, jaa. Semenyo mängib mõlemas ääres, ta mängib mõlemas ääres. Jaa, aga mul on rohkem... 10 peal isegi vähem, ma ütleks. Teda roteeritakse pidavalt vasakule ja paremale. Et mul on meeles, kui ta kogu aeg nagu keskelt teeb need powerful jookse nagu läbi. Ta tahab ise kogu aeg keskele liikuda. Aga mina paneksin Semenyo nagu. Suure tõenäosusega on mees ju jaanuaris ära liikumas. City tahab teda ja... City, United, Liverpool, ja Chelsea. Ja kõik suured klubid tahab teda. Ma ei tea, mis Chelsea temaga teeb. Chelsea vist juba nüüd on rallist lahti öelnud, aga teised suurklubid ka, et Antoine Semenyo on väga valik, ma ütleks, et ta on hea ja minu fantasyt korduvalt pääsnud sel hooajal. Tervis, Matis sulle. Aga no rohkem ma tervist sulle ei soovi, aitab küll sulle. Vabandust. Oleks aeg see... Aitab allergiatest. Mul on kervalallide valikut omast allergiat äkkinud. Nii, ja minu väravast, no ütleme nii, et... Tolla rumma. Ütleme nii, et kui sa ütled mulle pool aasta järgi, siis see valik on kindlasti Thibaut Courtois. Kui on terve kalendriaasta, siis see valik on kindlasti Gianluigi Donnarumma. Ja Donnarumma lihtsalt see aastani meganud, see kuidas ta tassis Champions League'is minu meelest PSG-d oli väga võimas. Aga kui ta tõesti nii hea on, miks PSG-dest loobus? Ei sobinud PSG mänguplaani juurde. Nii ongi, sellepärast Donnarummat saa ka endale tiimi võtta, ei saa, sest ta ei sobi sinu mänguplaani, ma arvan. Ja kindlasti sul ei sobi ka Thibaut Courtois järelikult, sest ta ei sobi sinu mänguplaani juurde, kuigi ta on maailmaks parim väravahtaja. Ja ei sobi ka Janno Vlak kindlasti. Ei sobi ka Mike Mainan. Ainult David Raia ongi see mees. Ei, Mike Mainan sobits küll. Või Unai Simon. Kui me hakkame sinu väravast. Hispaania koondise väravast ikkagi Unai Simon on ju. Kepa. Aga ja veel, kui on poolhooaja järgi, siis ma tooks võib-olla isegi vigastatud Juan Garcia, kes nüüd on neile terveks saanud, kes on suurepäraselt mänginud Partsa väravas on ju. Aga mu valik langeb hetkel Donnarummal ikkagi, et kusjuures toodi ka välja see, et kas sa ostad endale väravai või sa ostad endale ikkagi väravai, kes on selline mängija, kes aitab sul ka rünnakud üles viia, aga tõrjeid nii väga ei tee. Ja minu meelest Sky Sports tõi selle väga hästi välja selle, et Donnarumma on teinud rõvedalt palju rohkem XG tõrjeid, kui on seda teinud Ederson omal ajal. Et Donnarumma on väga-väga palju sitit tassinud, just need tõrjed, mis ta on teinud, et ja tõrjeosakonnast on maailmaks parim väravahte ja see tõttu ta on ka minul seekord koosseisus ja Courtois jääb vist pole esmakordselt välja koosseisust. Kuigi Courtois on teinud selle aasta kõige rohkem tõrjeid, tegelikult. Real Madridi kaitseliin, me teame, on sita hunnik, siis Courtois on pidanud tassima, aga Donnarumma on minu valik siis hetkel. Nojah, ja minu valik on Unai Simon. David Raia. Ülla. Tuleb ikkagi võtta kodukandi meie. Mängid, kes sobivad tiimi mänguplaaniga. Kes isegi ei saa Hispaania koondisest peale. Mis asja? No just. Kes on Hispaania koondise esiväravaht? Rahu. Kapten Unai Simon. Raia sobib mänguplaaniga. Raia on väga siuke hea liinilt väljas väravaht. Kui tahad kõrge kaitseliiniga mängida. Raia ta avab mängu väga hästi. Ta on sööduga kindel. Ma olen nõus, et ta ei ole nii-öelda parim joone peal väravat, et kui mul on valida, et ma lähen
meistriliiga finaalmängul onju, siis ma läheksin loomulikult Courtois'ga. Pole küsimust. Aga kui ma võtan selle liiga... Aga Donnarumma või Raia? Champions League finaal, Donnarumma või Raia? Raia. Mul on siuke antipaatia selle kuradi Donnarumma kodus tekkinud aastatega. See, kuidas ta sai Milani esikiipriks ja siis 16 aastane. Milanist naaksu tõmbas lihtsalt sellepärast, et PSG maksis rohkem nagu vaata, et ta on nagu Aga samas ta oli suht kaua juba Milanis olnud ka, kui me üritame nagu midagi mõista. Ta oli suht väljakutset. Pariisi jalgpalli elu. Ei, muidugi see on väga, see oli kõik Donnarumma selle võtatud ongi, aga ei, ma tooks veel nii palju välja, et tead, kelle numbrit ta Raia vajab. Võib-olla tal on telefoninumber olemas ka, ma ei tea. Kaardia Kapeina. Sest et Hein on Eesti koonses on esikinnas, klubis on ju teine kinnas. Raia on Arsenali esikinnas, koonses on, ma ei tea, 3., 4., 5. võib-olla. Ma ei ole teine ikka. Unai Simon järel. Aga kuidas on see võimalik, kui me räägime korra, kuidas on see võimalik, Unai Simon on Hispaania koondise väravat, ta oli Bilbaos eelmine hooaeg teine väravat, ta oli Bilbaos teine väravat, aga see baal oli esimene, ta oli ikka Hispaania koondise esimees. Samamoodi mis tase see on? Meil on jala alt palli läbi. Kuule, ühe korra juhtum, vaata, kus Donnarumma kuradi viskas sappi nendele palli pihta. Üle hea ju, Epic pidid saime kõik rikkaks. Pareeritud, kalkuleeritud otsus. Neid asju juhtub, ega Unai Simon tahtis ka sõpradele raha teha lasi palli läbi. Hakkab nii. Ei, aga Hispaanias on nii palju paremaid otsuseid, valikuid minu meelest. Kui Unai Simon või? Jah, Raia, Garcia ja ongi kõik. Nii palju. Ei, need 2 väravat. Ei vaata, sa räägiks Unai Simonist hoopis teistmoodi, kui ta mängiks Chelsea's, PSG, City's, Salahinda, ta teeb Bilbaod nagu. Ei, aga ma ei alahinda, ma räägin teil Bilbaos teine number. Agirase paale järel. Kõigil on halbu aastaid, Iker Casillas võis olla ka Real Madridi 46 number, ta oli ikka Hispaania koondise number 1. Ja see, mis ta tegi ju enne 15 aastat juba oli jõhkerand. Simon on teinud 15 aastat midagi. Simon on 2-3 aastat teinud. Aga vaata, tsüklid muutuvadki kiiremaks. Unai Simon. Tsüklid muutuvad kiiremaks, varem jäid mehed 15 päeva järjest, nüüd jõuavad 2 päeva, ütlevad peavalutab. Ma oleks pärast selle veel peavalutab. Aga ei, ma mõtlen lihtsalt, kui me siin... Aga paneme nüüd need liinile nagu vaata. Minul on nagu Kein, Olise, Semenio... Alustame väravat, Donnarumma, Simon. Nii. Ma olen nii Simoni kinni. Donnarumma Raia. Jah, Donnarumma Raia. No 6-7 nagu öeldakse. Üks on joone peal selgelt parem, teine on... No jaa, aga saavad arvestama kogu seda komplekti. Nii. Timber, minul. Mul on Hakimi. Keskkaitse, mul on Gabriel Magalhaes, William Saliba. Maailma parim keskkaitse tuua. Mul on Kehi Bastoni. Kumb parem keskkaitse tuua on? Kokku mängida on kindlasti sinu oma. No mänginud vahepeal. Aga ma ei tea, huvitavaks Bastoni preemis näha vaata. Tahaks väga Bastoni preemis. Ma arvan, et mis on Bastoni tugevus, mida ütleme see vasakjooksel Gabriel Polle on mängu ehitamine, samas Salibal on mängu ehitamine parem kui nagu Kehil nagu. Seal Bastonid sai jõle palju näha seal Atalanta kaaristades ka ikkagi ja nagu jooksudega mitte nagu... Jaa, aga see ongi vaat see 3 keskkaitsesüsteem annabki võimalus, et üks paneb sul tekitab kuskil... Karol Vett pole nii tihti näinud karistades. Jaa. Nii Calafiori versus... Nuno Mendes. No sõltub, kuidas sa mängid. Ründavalt. No jaa, aga kui sul... Kusjuures mul on see parem äär, kui ma hoidsin Usman Dembele. Siis ma tegelikult esialgu panin ta oma isegi tipuründesse ja ma panin paremale Lamine Jamali nagu oma peas. Aga Jamali nüüd see teine pool aasta pole nii jäänud ja mulle ikkagi, kui nagu FIFA valimistel ja Ballon d'Ori valimistel on see, et peab olema viisakas ja eeskujulik, siis minu koostöös peab ka natukene hästi käituma ja see Jamali endale krooni pähe panek, võib-olla mis ma siin ikka surun 18 aastast on ju miljonäri, aga kuidagi... Aga miks mitte? Aga miks mitte, et veidikene vastu karva on Jamal käinud, aga... Aga kes sul keskel oli, Pedri ja? Vitinja, Pedri Vitinja. Aga ma mõtlesin ise ka Raisi peale päris pikalt, aga Pedri Vitinja lihtsalt... Jutud ju käivad ka, et Real Madrid soovib väga endale Vitinjat tuua nüüd tuleval suvel. Ma ei tea, mis peaks juhtuma, et PSG müüks seda. Ma tahaks eriti see, kui palju PSG vihkab Reale selle korda Mbappé asja pärast. Aga Vitinja peab ka seal ise ka viidi töötlema ja suruma hakkama vist ja Real Madridist on nõus 100 miljonit eurot tema eest välja käima. Minul on Raiš, Šaboslai, Šaka.
no nimed pole nii sellised, aga ma kujutan ette, kuidas nad toimiksid. Et see, ma mõtlen lihtsalt jooksevast su keskvälja lihtsalt nagu maa alla kinni. Aga su keskväli ei saa minu meestelt palli kätte lihtsalt, ma ütlen. Nalja teed või? Pedri ja Vitinha. No, sa saad neid palli ainult kätte, sa saad neid palli ainult kätte siis, kui sa vead teed. Ja sa muidu neid palli kätte ei saa. Nalja teed või? Neid meeldest palli kätte, ei, sa ei saa. Saad aru. Jala külge see pall liimitud lihtsalt. Point on selles, et kogu sinu tiim, paremal Dembele, ees Mbappé, Haaland, vasakul Rafinha. See on 4-2-4 noh. No nad ei tööta kaitsesse, saad aru? Töötab Rafinha, töötab kaitsesse. Iga Dembele, Haaland, Mbappé või? Need kurdi vennad jalutavad tagasi, täpselt nagu see PSG oli, vaata. Kui oli Messi, Mbappé, Neymar, kaotab palli ära. Teie nüüd kaitske, vaata. Ja sul on 3 venda, kes mitte sessugi ei tee nagu, vaata. Jalutavad lihtsalt tagasi. Hakimi on veits juba samamoodi, et tead, sörgib kaitses tagasi. See ei ole PSG. Las keegi võtab nagu, ei, aga see tuleb nii välja, vaata. Ja samal ajal lihtsalt oli see Meino, kes jooksevad ringi, sellepärast, et pole kedagi, kes tuleks seal appi nagu, vaata. Ja kui Brightonil oli nagu see, et üks poolik tuli veel liiga palju appi, siis nagu sinu need äärekaitsjad vaatavad, kuule, keegi tuleb appi, vaatavad, need teevad kohvi seal ees alles. Mul lihtsalt see Pedri ja Vitinha leiavad oma täpsete söötudega Haaland ja Mbappé pidevalt üles ja sul ongi õnnetus. Kusjuures ma mõtlesin, kes keskkaitses veel oleksid ägedad nimed, kes võib-olla pole nii tuntud, on Nikola Milenkovic ja Murillo, Foresti keskkaitsed mõlemad ja nad sõid Haalandi ära minu meelest tegelikult ka. Ja, aga vaata, minu meelest on ka see, et ikkagi Forest mängib madala liiniga. Aga sina mängisid madala liiniga Haalandi ja Mbappé vastu? Oma Kehi ja Bastoniga? Pead mängima madal liiniga? Pead mängima, aga ma teeks lihtsalt suluseisu paremini kui Barcelona eelmine aasta. Veel paremini, jah. Aga point on ikkagi selles, et vaat nagu ma siin eelmine episood ütlesin, et Tropka lööks tänapäevast impotentsete kaitseliinide vastu korda 2 väravaid vähemalt. Et see, kui nagu Haalandi vastu, ütleme nii, et sa ei või isegi nagu jõuliselt mängida, mis vanasti oli jõuline, vaata. Madala liiniga on täna söödud, samas ütleme ausalt, et ka Gabriel ja Saliba üldjuhul on üldiselt Arsenal on üldiselt ära söönud nagu vaata, et füüsiliselt tugevate kaitsjate vastu Haaland on pigem hätta jäänud, et kui teil ei ole liini taga, ei ole seda ruumi, kuhu joosta, mis on tema tugevus, siis ta ei ole tegelikult peaga väga hea. Ta ei ole nagu... No, ei saa öelda, et ta ei ole väga hea pea. Aga ei ole. No tal on kindlasti arenemisruumi. Tal on väga kõvasti arenemisruumi. No ei muidugi jah, aga ta on nagu, see ei ole tema tugevus. See, mille peale mängib, ongi see ruum kaitseliini taga. Ruum kaitseliini taga on see, mille peale nagu Haalandiga mängib. See on tema trump. Kui sa võtad selle ruumi ära, siis tal on nagu raske. Ja nagu Forrest omad tegid seda väga hästi, mängis madala liiniga, polnud kuhu panna ja siis ongi Haaland iga kord selleks, et löögile saada, ta peab olema kontaktis ja nagu Aga see annabki teistele võimaluse avaneda, see on nagu elimineerid Haalandi ohtu, aga saavad nagu teised hakknud nagu vaata. Aga kui see nagu võtad, siis nagu võib-olla see on nagu vähem ohtlik, või nagu... Ei võib-olla jah, aga ikkagi lõpuks ju Forest sellega endale reha ette pani, et ikkagi Tšerki ja... Aga see on see päeva lõpus alati tagant ja järgi rääkida. Või nagu ütles Eesti koondise kapten, kui sa näed, et Harry Kane lööb, ja vaata, see pall väravuse lõpetas. Pall väravuse lõpetas, pääsesin nagu vaata. Nii on. Eks see tipptasemel ole. Nii ääred olid mul Dembele ja Rafinha on ju... Me rääkisime ära. Dembelega ongi see, et ma mõtlesin veel, et Pedro Neto, kelle oli ka ju tegelikult on väga hea hooaegond ja ääre peal ta sobib. No miks mitte Garnacho? Väga laheda soenguga tüüp. Miks mitte Danilo Raksin või? Näiteks. See on off. Miks mitte? Aga ma mõtlen ausalt, et ma arvan, et sinu tiim sõidaks üle sinust, jah. Ei, kindlasti sõidaks. Ta ongi siuke FIFA jaoks kokku pandud, et individuaalselt siuke lahe sats. Kas te kuulsite? Mina ütlesin, et minu tiim sõidaks temast kindlasti üle ja Matis vastas, kindlasti sõidaks. Sa olid nõus? Ei, ma ütlesin, ma ei ole nõus. Okay. Ta on FIFA äri kokku pandud nagu vaata. Ei, ta on minu aasta tiim lihtsalt. Selle aasta parim tiim. Kindlasti neid mehi oleks veel, kes sinna tahaksid, on sattuda näiteks Inigo Martinez, kelle esimene pool aasta oli vägev, aga siis mees Al Nasser, mis ei saa muidugi pahaks panna, on ju. Aitab Ronaldole ka ühe karika koju tuua seal Saudi Araabias. Kas aitab? No hetkel tuleb 10-10 ja Saudi Araabia rekordides, mida iganes. Kus juures eile, järjekordne auhinna gaala toimus, on ju. Võta või see oma siin taastuvat jooki, kus Ronaldo ütles välja, et tema
2 asja, mis ta proovib veel karjääriks teha, on 1000 väravat täis saada, selle järgi ta nüüd läheb ja veel rohkem karikaid võita. jah, ja siis Bin Salman kuuleb seda, see on nagu eelistab see liiga juhile, kuule nüüd teeme niimoodi, et me hakkame igale välismaalasele milli maksma, kui Ronaldo värava lööb nagu vaata. Ja siis nagu, ja see on just vastastiimi omadele nagu, siis nad on, Aga sellest on räägitud küll, et vaata, et idee poolest võiks olla see, et Ronaldo MM-finaal lööb seal 1000 värava, on ju, 1000 värav MM-finaalis. Aga seda kuidagi ei saa juhtuda, ta oli sel kalendriaastal oli 40 väravat, mis on siis nüüd 15 aastat järjest, et tal on 40 pluss, on ju. Ja praegu tal on 955, et ta peab saama juba juulikuuks. Tead, ma ei imesta, kui sinna Araabias hakkad asjad juhtuma, hakkab penalt tulema. Üle palju, iga mäng 4 väravat. Siis järsku vaatad, tegelikult pall on droonipoot juhitud, kõik. Jõle head spinnid lähevad kõik sisse. Oota, Ronaldo pole siin 10 aastat karistlõkk sisse löönud, aga nüüd iga teine mäng. Ega mäletad, see oli ka, mängisid Portugaliga, Portugal-Hispaania. See 3-3 mäng, kus Ronaldo pani karistlõgi sisse, ma nagu, miks see vend lööb nagu, miks see vend lööb nagu, ma teadsin, ta lööb ära ka. See tiimis on nii palju varevaid, siis paneb sisse nagu vaata. Ma teadsin, ta lööb ära ka. Et võtlen, see meeletu usk endasse, mis tal on ikkagi kandnud teda karjääris ka mõned korrad. No muud moodi ei saagi, aga okei, mis me siin ikka Ronaldost eetame. Et selles suhtes, et koosseisud said paika ja ma arvan ikkagi, et aga kas see oleks pull olnud, kui ma oleks ikkagi Ronaldo oma tiimi pannud? Päris pull oleks olnud ju. Rafinha asemel Ronaldo. Kujutan seda tiimi kaitsma, Dembele, Haaland, Mbappé, Ronaldo. Ma oleks Mbappé välja jätnud võib-olla. Okei. Mbappé välja jätnud? Muidugi. Ronaldo supersaabina tuleb 85 siis Mbappé. Ma saan aru, Haaland jätnud välja, aga... Ei, Mbappé, ei, nali. Igatahes sellised meie koosseisud said. Eks me lähevad kuhugi ülesse ka ja saavad inimesed omad otsused ka teha. Ja kui te inimesed näete seda, siis te saate ikkagi aru, et kaine mõistuse hääl räägib siin. Sinu puhul saab seda öelda, et kainet mõistust oled näinud? Ei ole näinud? Olen. Kaugel? Kogenud isegi. Aga ütleme nii, et tegelikult hea meel on see, et tabeli tipud on nii-öelda nagu põnevus on olemas, vaata. Tagasi tulles jalgpalli juurde, nagu mitte fantasy koostuse juurde, et Premis ikkagi nagu sul on nagu kolm klubi seal üleval, Itaalias on seal üleval koos, on ju. See on 5-6 isegi, jah. Ja et Prantsusmaal juhib Lens, on ju üldse, et ainult Saksamaal on, ütleme nii asi. Jah, aga Saksamaal oli enne hooajalgust oli siuke tunne, et Inglismaal on ka asi seal tegelikult. Oli, jah? Arsenal võidab ju. Huvitav küsimus on see, kas, mis saab Liverpooliga edasi, kas Virts saab nüüd käima ennast nagu vaata? No Liverpool on vahepeal ju ennast salamisi top 4 ju tagasi mänginud. Ei kusagilt, aga seal vahed ongi nii väiksed ja kusjuures Newcastle ma vaatasin, kes nad on mingi 13 seal on ju ja tegelikult nad on mingi 6 punkti kaugusel läinud top 6 seal, et seal isegi vähem võib-olla, et see, need tabeliseisud on tõesti väga-väga põnevad, et see on iga mäng on nagu 6 punkti mäng nagu vaata või selles suhtes, et Wolvesi jaoks küll mitte, aga... Kuigi Liverpooli ma hakkasin vaikselt maha matma siin, et hakkaks proovima seda koefitsient, et nad ei jõua isegi Champions League'i välja, on ju. Ja siin toodigi välja, et oleks nad Leedsiga, oleks võitnud Leedsi, on ju, ja seal veel mõned mängud ja nad oleks isegi tiitli jahisse. Jah, olge omast, esimesed tooja ju 5 liigamängu võitsid. Ja, aga kõik olid jah seal mängu lõpus, on ju. Ja, aga võitsid. Aga samamoodi saab Aston Villa kohta ka öelda, et ega nad ka ju nüüd, ma räägin, veidi tundub toos väljas olevat, veidi, samas nad tood mängud ära. Aga üks hetk, sa tõid välja, et seda saab läbi, aga see ei saa vast läbi veel teisipäeval. Elame, ärme rõkka liiga vara, samal ajal on toimub ka Afcon, pühapäeva õhtul mängisid Terevõrri Randik Cameron. 1-1 sellise mängu vaatasin. Jah, Amati Allo. Ja kusjuures mis oli väga äge oli see, et Amati Allo sai mängu parima tiitli kätte mängu lõpus. Seljas oli Cameroni särk Brian Beoma. Aga mängu tiitli ta parima sai. Kusjuures Cameron oli väga jõhker outsider seda mängus. Ma isegi arvanud, miks, ja siis ma vaatasin koosseise ka, et okei, et jah, et Terevõrri Rannik on tugevam. Aga 1-1 oli vist õige tulemas kogudes. Mina nägin seda kaarte, et kus on sündinud Afconil mängivad mängijad. Nii. Ja ma ütlen ausalt, ega ma tõesti saanud aru, et kas rohkem sündinud Euroopas või Afrikas. Aga eks see olegi see, et nagu me siin eelmistes episoodides ka rääkisime, et korjatakse need parimad mehed üles, kes nii-öelda Prantsusmaa koondise esindama ei hakka. Et kui võtame siis tegelikult Prantsuse koondisest, ütleme, pooled, kui nad tahaksid, võiks ikka tegelikult esindada mingit Aafrika koondist, et sul Mbappé võiks mängida,
ma ei tea, Cameroni eest või Alžeeria eest, et sul Koundé võiks mängida, et noh, neid mängida on palju, et seal ongi, et nende nii-öelda Prantsuse koondise tipptase on juba seal, et kui mängija no ja kui sa terve elu Prantsusmaal elanud ka, siis no see on jaa, aga mõni tahab mängida seda rahvusvahelist jalgpalli, mõni tahab oma vanematele hea meelt teha, et no vennad Boatengid ju samamoodi, et Jerome Boateng esindas Saksamaad, Kevin Prince Boateng esindas Ghanat. jah, et noh, ütleme, et see, mis jääb nendest Inglismaa Prantsusmaa koondisest üle, see on väga võimsad, ütleme, neil on ka nagu see pealekasv on väga võimas, neil nagu akadeemiad on head, et noh, Saksamaalt leiab võib-olla peamiselt ongi, varem oli võib-olla ainult selliseid Türgi koondis leidis, aga nüüd leiavad ka nagu muud koondised, vaata. Et mõtle, kui lahe oleks, kui Malik Tea oleks hakanud Soome koondise esindama. No ei oleks nii lahe praegu vist. No ma ei tea, ma arvan, soomlaste siuke mängija juures, ma arvan, see oleks väga lahe. Aga miks me ei võiks saada endale mingi Lennart Karli juurde näiteks? No aga me saamegi, tegelikult Kermoga oleme ühes episoodi vahepeal salvestanud ja seal ma ka ütlesin, et kui ma vaatan, tulen korraks nüüd Eesti jalgpalli juurde ja lähen korra selleks nii-öelda välismaalgpallist välja, et kus meil eestlased välismaal mängivad. Et tegelikult meil on ju täitsa aktseptaabel punt, meil on praegu Bremen Werderi number 2 väravat, on koondise esiväravat. Meil on Rootsi kõrgliga väravat, on koondise teine väravat. Nii, kui võtame oma keskkaitsed, Belgia kõrgligas mängiv, Poola kõrgligas mängiv, Bundesligas mängiv. Ma ütleks, tõuges on seal number 4, Rootsi kõrgliga tüüp ja ütleme, siis juba paned sinna, ma ei tea, Joonas Tamm 5 või kui ta kaasa võetakse. Joonas Tamm Peetson on siuke, ütleme, viies keskkaitse. Wingbackid, Saarma, Schöning Larsson, Otimaa kõrliga, Tšehhi kõrliga. Ja Sinjavski, keda väidetavalt tahetakse veel üle osta. Jah, Tšehhi liiga sees, kui me vaatame, mis on meil keskväli, meil on, miks see käid katki on, nagu raisk, mulle ei meeldi see, ta on nagu Eesti Abu Dhabi, aga nagu ongi Käit, Shane, Soomes tõusis kõrgliigasse, Norra kõrgliiga ei ole kehv, Shane on seal samas, sul on Vetkal, kellest mina jätkuvalt näen tast tegelikult potentsiaali, et sisu, sul on Palumets, sul on Kristal, vaatame, mis saab edasi Mustmaast, sul on Tamm on olümpias, vaatame, kuhu Palberg läheb, ma arvan, et ikkagi siirdub välja. No üsna kindlalt. Sappinen, et tegelikult kui sa vaatad seda, paned paberile niimoodi, siis sealt võib nagu midagi tulla, sest mängid välisliigadesse, pead end rohkem tõestama, et see on põhjust optimismist minu meelest. Et nagu see nii-öelda... Aga kus sa kõige enam muret näed, mis positsiooni valdkonnas Eesti koondisel? Kas see võib olla ründajas? Jah. Et on räägitud kaks positsiooni mõtlen tegelikult. Nii. Ründajad ja need wingbackid. Ma tahaks reaalselt koondise eest näha Saarma päriselt wingbacki mängimas. Viies Katrinis siis. Jah. Või siis ütleme see 3-5-2, mida nii Saksamaal kui Itaalias mängitakse, kus see ongi, panedki üles alla nagu. Saarma ja Sinjavski. Saarma ja Sinjavski. Jah. Siis Larsen võib mõlemal pool mängida ja ma arvan, et Kristo Husseril on siuke mootor, et ta võib ka paremal nagu olla see number 2 nagu vaata. Ja ma loodan, et Husser leiab välismaale koha endale. Et on põhjust optimismiks ja natuke on siukest, minust tekitab alati head tunnet, kui koondise mängija tegelikult mängib kuskil välisliigas. Et see on ikkagi teatud taseme näite, et ta kuskil nagu saabki mängida nagu vaata, et ei ole niimoodi, et on 7 Florakat ja 3 Levadiast ja 1 Paidest. Räägime 2 kadunust ründes ka. Kellest? Oliver Jürgens on 1 kadunud ja teine on ju Erik Sorga. No koondise juures me ju neid hetkel ei arvesta. Aga arvad, et mõlema aeg on läbi? Või vähemalt ühe jaoks aeg on läbi? Ma arvan, et... kui me räägime Oliver Jürgensist, mees tuli ainult play-off mängudeks. Tuligi Poolaga vastu mängu. Ma arvan, et seal peab mingi muutus toimuma. Peas jah? Või kuskil mujal? Ma arvan mõlemad. Kus tal see mängib praegu? Albaanias. Minu meelest oli Albaania. Selge. Kuskil ja seal lüüakse vähe väravaid, ta on paar korda seal mänginud. Soovin teile edu, ausalt soovin, et ta oleks hästi, oleks palju väravaid. Aga ma arvan, Eesti koondise jaoks ta on siuke veits nagu luksusmängija. Et isegi kui ta jõuab oma tippvormi nagu vaatad, siis nagu meil tipuründajad peavad tööd tegema, ta ei ole siuke
ta koondise mängudes ja muidu, kui ma olen ta näinud, ei ole jätnud ilma pallita sükest kõige võib-olla nii-öelda töökamat. Aga Palliga ma arvan, et kui ainult meie käes oleks pall, siis ma arvan, et ta võiks vabalt koondises olla. Aga seal mingid asjad peavad muutuma, vaata. Ja Sorga. Ma arvan, et Sorga võiks tagasi tulla Eestisse, teha paar hooaega siin näidata, et ta tahab olla, nagu et ta suudab väravaid lüüa. Et ta ikkagi on jalgpallur. Jah, et hetkel ma ei tea üldse, mis tast saanud on, viietame siis ka leping läbi või? Siis küll, jah. Et ja mina ütleksin, et siin peaks Levada ruttu kõned peale tegema. Et oli see hooaeg, ma arvan, miks Levadial metsa läks, oli neil tipuründajad, vist ei olnud. Ja oleks võinud ära tuua nagu kellega. Aga nii palju arvan mina Eesti jalgpallist. Jaa, ei, ma arvan, siin aasta lõpuks võime korra ka Eesti jalgpalli puudutada ja loodetavasti meil siis jah, see aasta tuleb palju põnevam optimism ja ma arvan meil kõigil tees, et vähemalt sinuga meil, et ma arvan, et on head ees. Jah, ja mida mina tahaks oleks see, et kui rahvas tuleb staadionile, siis kui sa tuled sinna otsa tribüünile, siis ära tule sinna lihtsalt olema, pane endast välja see, mis sul on. Kui sa käid nagu Saksamaal jalgpalli vaatamas, siis Saksa fännid hindavad ka nagu enda esitust nagu vaata. Et ei ole ainult see, et tiim võidab sul 1-0, 2-0, kaotab 2-0, 3-0, et okei, tiim kaotab, aga kas me ise toetasime oma tiimi piisavalt? Kui Saksamaal on see ka täiesti tavaline, et 0-3 taga sa ikka paned. Ja teie Saad Pauli kaotas ju Gladbachile kodus 4-ga. Ja pandi lõpuni välja. Ja panevad lõpuni välja, et oleme oma tiimi taga, tule sinna erand välja, karju, röögi, laula, mölla, ära tule lihtsalt seisma sinna. Või siis kui ongi nii, et 0-5 tuppa, tõmba juttu, minegi ära, näita, et sa ei ole rahul tulemusega, vilista välja, võib ka seda teha, et vilistamine ei ole mingi tabu. Me tahame emotsioone, me tahame ju ka olla ikkagi jalgpalliriik. Minu üleskutse on tuleme kohale, elame täiesti jõust kaasa, nagu metsa läheb. Pigem ikka kaasa, kui üldistada muidugi. Ja ei, alguses tuleb ikka kaasa elada. Lihtsalt kui aledaks pakeks läheb, siis võib ka nagu tunda, et mängijad saavad karu, et see läheb korda, mitte ei ole ikkagi vaikuses kas 2-0 võit või 4-0 kaotus. Ja seal on vahe sees ka, kus sa kaotad 0-3 ja 0-3, et kas sa tahad mängida või sa ei mängi üldse. See ongi nagu vaata, et see ongi, et on okei, kui ei tule välja, aga rais, kui sa ei taha, siis ei ole su koht. Siis on vilistamiskoht. Täpselt, vaata, et nagu pinguta vähemalt, nagu näitad seda, et mõnikord tuleb ka nagu natuke õlga panna, natuke haiget teha, kui vaja on. Isegi üle küdanuki kanda. Ja ma mäletan, kelle vastu me koondis mängis. Aga mitte midagi välja ei tule, et tundus ka ikkagi taha, peakski jalgadesse neid nagu vaata. Mul on jumal nagu näita midagigi. Vaata, ja siis see elandas meie koondist ja siis hakkasid mängima. Ja, ma arvan ka Jürgen Henn, kui sa seda kuulad, siis ma arvan, see peaks üks poole kõne olema, pekski jalgadesse neid. Eriti tugevate vastaste vastu. Tahaks näha, milline see teine poolega välja kuulib. 3 punat ja mäng läbi. 7-0. Pannakse jah, see pluss-miinus kirja meile. Aga ma arvan, need on head noodid, kus aasta nii-öelda ära lõpetada. Soovime teile kõikidele head aastavahetust ja veel ägedamat uut aastat. Jah, aitäh. Ja ma võin öelda, et ka ma arvan, et aastalõputurniiri tunnus slogan võiks olla peske jalgadesse neid. Aga ilust aasta lõppu. Mitte näkku. Tšau.